Nii, tere! Mina Piia siit Piia-teraapiatest. Ma otsustasin rääkida täna vee joomisest, sellepärast et tehes klientidele massaaži, siis nad ikka kurdavad, et neil on pinged, neil on stress. Ja kunagi ma läbisin selle koolituse, et kuidas Himaalaja soolaga Himaalaja soola vette pannes, siis see vesi on väga kasulik närvisüsteemile, luudele ja ka lihastele. Ja et see rahustab maha, sest me ju koosneme vähemalt 89% veest ja selleks, et me ei kuivaks ära, et toon näite, et kui nahk ei kuivaks ära, sellepärast et kui kõrb ei saa vett, siis ta ju on kuiv. Sama on ka nahaga, et meil oleks hea, kui me joome vett ja tavaline kraanivesi ei ole meil nii hea ja ei imendu kui Himaalaja soolaga segatud vesi. Et mina ei olnud ka enne seda koolitust absoluutselt mingi veejooja. Ja siis, kui ma sain teada, et nii lihtsalt nagu saab teha sellist vett, et mul oli siis ka nagu selline väike sissetulek ja et ma ei tahtnud osta neid, et Borsom on ka võimalik osta, et ja jood seda, et see on peaaegu sama. Aga kui sa ostad sellise Himaalaja soola pakendi, siis sellega praktiliselt terve aasta ju läbi või isegi rohkem. Ja nüüd ma räägin siis, kuidas seda kasutada. Et kõige parem on teha muidugi läbipaistva kannuga. Teed terve kannu, paned vett täis ja sinna siis paned niimoodi näpu otsatäie soola, kas te näete? Ei näe vist eriti. Võtad 3 näpuga ja paned selle kannu sisse, veekannu sisse, segad ära ja toasoe vesi ja nii terve päeva jooksul siis jood selle ära. Ja aga nüüd mul on siin üks tass, üks ilus imeline tass, et selle tassi peale mul on siin vesi, siia ma paneksin paar tera ainult, 2 tera. Ja see oleneb tera suurusest, et veel peab olema natuke, ainult seda maitset ei pea üldse olema, et ta on üle soolatud, et see pigem ei ole hea. Et see on hästi õrn maitse, et isegi soovitatakse, kui inimene, kes teeb sporti, lapsed, kes teeb sporti, et kui vesi on kaasa pandud pudelvesi, et siis paned selle ühe Himaalaja soola tera sinna sisse, segad ära ja lapsele on see nagu väga hea lihastele ja närvisüsteemile. Nii, ja kui ma olen selle ära seganud, siis joon ja tunnen täiesti õrna sellist hästi õrna maitset, ta ei tohi nagu tugev olla. Et ja ma võin siis välja tuua ka selle, et kõige parem on, öeldakse inimese kaalu kohta, kui palju peaks jooma, aga kõige parem on, kui sa tõused ja sul on see vesi juba olemas või teed siis hommikul, enne kui sa üldse midagi tarbima hakkad. Jood 1 tassi ära ja siis sööd. Ja alati pool tundi enne sööki siis jood seda vett, sellepärast et siis ta viib need kahjulikud ained
toitainetest, mis on ka, viib välja ja kasulikud jätab nagu siis sinna sinu kehasse. Ja kui sa siis jaotad ära selle päeva peale ja õhtul enne magamaminekut ka jood, siis ongi sul see 5 tassi, tegelikult see ei ole üldse palju, kui päeva peale ära jagada. Aga samas on see, kui sa selle kannu teed, selle väikese kannu läbipaistva ja kui ta sul päeva lõpuks siis saab joodud, siis on nagu ka sul saadud kätte. Mina olen võtnud vahel töö juurde kaasa nagu selle pudelveega ja siis, mis ta veel aitab, aitab ära hoida jalakrampe. Et mäletan, kui mu sõbranna kunagi peale minu rääkimist jõi seda, aga siis tal jäi vahe sisse, sest ega siis kogu aeg ka, et kui keha ikkagi tunneb, et hetkel ei taha, siis jätadki vahe sisse. Aga ta jättis vahe sisse ja kurtis jälle, et tal tõmbab see töö juures jalgkrampi ja siis ma rääkisin uuesti, et kas sa vett jood seda Himalaia soolaga. Ütles, ei, ma enam praegu ei joo. Nii, hakkas jälle jooma ja ütles tõesti, Piia, et mul need krambid on jälle, et jalg enam krampi ei tõmba. Nii et ma räägin ainult seda, mis mina olen ise enda peal nagu ära proovinud. Nii et kui ma alustasin isegi seda ja õieti tegin, siis ma võtsin isegi 5 kilo alla, sellepärast et kui sa jood enne sööki nagu makku selle vee, siis sa nagu nii väga süüa ei tahagi. Ja muidugi antud juhul praegu mul on veel see ka, et ma lihtsalt olen teinud see, et 15 tundi ei söö, ja keha on nii ära harjunud, et palju parem on nagu magada. Aga see ongi see, et kuidapidi sa seda 15 tundi teed, et see väga mõjub nagu, sest mõni tahabki õhtul süüa ja ei söö hommikuti ja sööb alles lõunast. Et kui sinna vahemikku jääb 15, mõni on ütlenud 16 tundi, siis organism saab nagu puhata ja siis ei ole nagu üle söödud. Ja mis muidugi selle doktor Raudsik, see alternatiivmeditsiini tulnud arst soovitab ja mina ka olen proovinud, on see Himalaia soola paned ja siis siia tassi sisse, et kui sul on kõrvetised või üldse teha organism aluseliseks, siis näete selline sooda ja paned siia ka, ma ei tea, kui palju siit näeb, siia sisse ka sooda segad. Himalaia sool ja sooda ja jood sellist vett. See tõsiselt mõjub sellega, et ta teeb keha nagu aluseliseks ja et natuke on sooda maitset tunda, aga sa panedki seda nii palju, kui siis sulle sobib. Et selles mõttes, et ma soovitan, ma ise olen selle läbi proovinud ja tuleb välja, et paljud ikkagi ei tea seda, et on vajalik, et sa annad oma kehale vett ja omast kogemusest tean, et mina ka algul nagu ei tahtnud üldse vett juua, aga kui ma seda soola hakkasin sinna sisse panema, siis see vesi mulle läks palju paremini sisse. Et vot selline asi on nüüd veest. Mis ma siis veel tahtsin rääkida? Ma tahtsin rääkida veel seda, et milliseid tehnikaid ma olen kasutanud enda keha tervendamisel selle läbi, et mul ei ole aastaid juba nohu ja mul ei ole ka aastaid olnud kurguvalu. Ja mis ma selleks teen, sest minul meeldib katsetada ja teada saades Maia Kate väljataga õpetusest, et kui sul tekib solvumine
siis kohe lahustad ta ära läbi selle, et solvumise ajal hakkad rääkima või mõtlema, et ma kogen solvumist, ma kogen solvumist, ma kogen solvumist, ma kogen solvumist või mõtled seda, kui on inimesed lähedal, siis mõtled mõttes seda ja nii kaua ütled, kui sa lihtsalt ühel hetkel sa ei ütle seda ja usutav ei usu, sa lahustad selle solvumise ära ja sulle ei tule nohu. Et see on aastaid, ma olen seda tehnikat kasutanud ja üldiselt väga harva, kui mul see on, siis ma olen alati nagu mõelnud, et ma pean selle läbi tegema, et mul ei ole ju mõtet pärast nende tagajärgedega tegeleda, kui mul on nohu. Ja teine on viha. Viha on ju see, kui kurk võib haigeks jääda või mida rohkem veel, kui on hästi palju hoiad seda viha enda sees. Aga väga harva, kui midagi mind ajab vihale, siis jälle kasutan seda sama tehnikat, et ütlen, ma kogen viha, ma hetkel kogen viha, ma kogen viha, ma kogen viha ja nii kaua ütlen või mõtlen tugevalt, kui see lihtsalt, sa enam iseenesest nagu ei ütle enam ega mõtle ja see lahustub ära ja see ongi läinud ja läbi selle sa saad nagu siis ära hoida oma kurguvalud ja kopsupõletikud, mida iganes siis selle tagajärjel võib tulla. Ja muidugi mul on ka muid vahendeid, mis ma vahel kasutan, et kui ma olen rahva seas, siis ma kasutan neid doTERRA imelisi õlisid ja ka seal muid vahendeid, mis seal on, et ma kasutan ka neid. Et vot sellist jagamist tahtsin ma teile teha. Ja kuna ma vahel panen ka kaarte, mul on nii imelised tervendavad inglikaardid, mida ma olen aastaid kasutanud ja hästi räägivad, siis mul on neid kaarte mitte palju, aga mida ma rohkem olen kasutanud, siis on haldjakaardid ja siis on ka taimede sõnumid. Vot. Ja täna võtaksime siis seda, et võtaksime ja vaataksime, mida inglid meil on öelda. Mida inglitel meile on öelda? Jaanuarikuuks näiteks. Mida nad soovitavad meile? Oi! Pole seganud, siis lendavad nad kõik mul natuke suured ka. Et vaatame. Oi. Inglikaardid. Nii. Mida